Eesti keeles me oleme harjunud sellega, et nimedel on tähendus ka. Kui kindlalt me täna võime väita või teada, et mida piibli nimed omal ajal tähendasid? No see on väga suurte probleemidega seotud. Mõnel juhul on asi tõenäoliselt öelda, mõnel juhul on täiesti hämar. Ma arvan, et see vist käib ka teistes keeltes nimeteaduse või onomastika kohta, et on tumedaid lõike. Ja heebra nimede puhul tuleb lisaks veel see probleem, et Vana Testamendi heebra keeles esinevast sõnavarast umbes 8000 sõna, veerand nendest on kas hämara selgusega või üldse seletamatud, teadmatu tähendusega. Ja see tuleb nimede puhul arvesse. Isikunimede puhul võib näiteks olla nii, et isikunimi on seotud mingi kohanimega, aga kohanimed on reeglina väga raskesti seletatavad. No enne inimeste juurde minemist ja võib-olla tuleks seal rääkida Jumala nimedest, mis tihti on ka moodustavad mingi osa isiku nimest. Jumala nimi on 4 kaashäälikuga kirjutatud, me ei tea seda, kuidas seda hääldati, sellepärast et aukartusest Jumala nime vastu, see oli päris nimi, mitte üldnimi Jumal. Selle päris nime vastu seda valjusti tohtis hääldada Jeruusalemma templi ruumis, kus viibis ainult üks inimene, tolleaegne ülempreester, 1 kord aastas rituaali käigus, nii et pealtkuulajaid ei olnud, kes oleks kuulnud, kuidas seda nime hääldati. Ja aukartusest Jumala nime vastu on olemas ju 10 käsu esimesi käske, et ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta. Hiljem on selle asemel hakatud teksti lugemisel teisi sõnu tarvitama, nii et paraku me teame ainult, millistest kaashäälikutest see nimi koosneb, aga kuidas seda hääldati, me ei tea. See on siis täielik nimi, mis koosneb 4 kaashäälikust, aga sellel nimel on veel lühivormid. 2 kaashäälikulise Jumala nime lühivormi kohtab näiteks psalmidest, see on Jah. Need lühivormid on selle poolest olulised, et neid kasutati isikunimede komponendina. Nimed on tähenduslikud ja võis olla näiteks nimi, et Jumal aitab või Jumal annab. Jehonatan või Joonatan oleneb sellest, kui pikalt see Jumala nime lühivorm oli välja kirjutatud ja sama tähendusega, kui Jumala nime komponent nime lõpus oli, siis Netanyahu või Netanja. Kes on need piiblitegelased, kelle nime tähendust me võime öelda, et enam-vähem täpselt ikka tänapäeval oskame öelda? No mõnel juhul on asi üsnagi kindel, näiteks tähenduslikud nimed on Aadam, mis tähendab heebra keeles lihtsalt inimest ja selle tõttu, kui on juttu alglugudest ja maailma loomise kontekstis on selge, et enamasti selle all mõeldi esimest inimest Aadamat, aga küllalt on kohti, kus polegi selge, mida see sõna tähendab, kas Aadamat või inimest. Sõna tähendab igal juhul vaieldamatult inimest. Eeva, tema naine või partner Eeva on kuidagi seotud heebra sõnaga elu, nii et see on ka üsna kindel, siis üsna selge on veel alglugude puhul nimed Kain ja Aabel. Kain on suguharu nimi, juudi teoloogia on Kaini nimelise suguharu esiisale andnud selle nime Kain, mis tegelikult oli teatud rahvarühma nimi või suguharu nimi. Aabeli puhul on ka üsna selge, nimi on ilmselt sündmusest lähtudes pandud tegelasele, kuivõrd Aabel Kaini poolt tapeti, siis see sõna, see nimi Aabel tähendab mingit vinet, õhu liikumist, mida peaaegu olemaski ei ole. Selles kuulsas lauses kogu ja raamatus, et tühisust ja tühisus, kõik on tühisus, võt see sõna tühisus on see sama sõna, mis on Aabel. Alglugudest jõuame esiisade aega. Kas ka nende nimed on tähenduslikud? Nende nimed on ka reeglina on mõistetavad. Kui vaadata esimest Abram ja enne oli tema nimi Abram, siis teatud hetkel, kui Jumal temaga tegelema hakkas, siis lisati, et näidata, et midagi muutunud on, et inimese staatus on muutunud, lisati 1 täht juurde ja temast sai Abraham. Aga algne nime kui oli Abram ja Abram tähendab tõlkes isa on kõrgel. Siis Abram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga, öeldes: see olen mina.
vaata, mu leping sinuga on, et sina saad paljude rahvaste isaks. Sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks, vaid su nimi olgu Abraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. Teine esiisadest, Iisak, heebrea keeles Jitsak tähendab, ta naerab. Muidugi tekib jälle küsimus, et keda on mõeldud, kes naerab. Nii et on olemas tõlgendus, et laps võis ilmale tulla mitte karjuvana, vaid naerusuisena ja see või siis käia lapse kohta, et ta naerab. Vanemad andsid oma esimese mulje põhjal nime. Aga on tõlgendatud ka nõnda, et Jumal näeb selle tulevase Iisraeli rahva esiisa sündi ja tunneb hea meelt selle üle ja Jumal naeratab või naerab. Saara jäi lapseootele ja tõi Abrahamile poja ilmale ta vanas eas, määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks. Ja Abraham lõikas ümber oma poja Iisaki, kui see 8-päevane oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. Ja Abraham oli 100 aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis. Aga Saara ütles, Jumal pani mind naerma. Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind. Jaakobi puhul on ka asi üsna kindel, see sõna tähendab, ta haarab kannast kinni. Ja Iisak palus Issandat oma naise pärast, sest see oli viljatu. Ja Issand kuulis ta palvet ja ta naine Rebeka jäi lapseootele. Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta, mis pärast on see minuga nõnda? Ja ta läks Issandalt küsima. Ja Issand vastas temale, su ihus on 2 rahvast, 2 erinevat hõimu saab su üsast alguse. Üks rahvas on vägevam teisest, vanem orjab nooremat. Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis olid ta ihus kaksikud. See, kes sündis esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune kuub ja temale pandi nimeks Eesav. Seejärel sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast ja temale pandi nimeks Jaakob. Joosepi puhul võib neist esiisadest veel teda nimetada, see tähendab, ta kogub. See on ka üsna kindel. Üsna kindel on tõlge, aga mida sellega mõeldud on, kes kogub, mida kogub, mis on teine asi juba. Kas ka sõnal Iisrael on mingi kindel tähendus? Iisrael on tähenduslik nimi ka, see tähendab, et ta võitleb ja see viitab arvatavasti sellele loole, kus esiisa Jaakob pimeduses võitles mingi taevase olendiga, no piibel ei ütle täpselt, kes see olend oli, mingi igatahes üleloomulik olend, taevane olend, nii-öelda Jumala juurest pärit olend ja hiljem on seda tõlgendatud nõnda, et Jaakob võitles Jumala endaga ja selle võitluse tulemusena lisandus ta nimele teine nimi, ta algsele nimele ja see teine nimi on Iisrael, ta võitleb. Aga